Nagu te olete märganud, siis suvi on peaaegu kätte jõudnud ja kui keegi mäletab, siis eelmisel suvel me vaatasime psalmide raamatut ja alustasime esimesest psalmist ja me jõudsime välja 14. psalmini. Ja seega täna ma tahaksin siis jätkata sealt samast kohast, kus me pooleli jätsime ja me vaatame täna siis 15. psalmi. Ja ma loeksin sellest 15. psalmist. See on Taaveti laul, nagu siin kohe öeldakse. Ja see psalm 15 ütleb meile siis sellised sõnad. Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki, kes tohib elada sinu pühal mäel. See, kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimujuttu oma ligimese peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad, kes vannub enesele kahjuks, kuid ei riku vannet, kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu, kes nii teeb, see ei kõigu iialgi. Amen. See on Jumala sõna. Ja minu küsimus sulle täna oleks see, kas sul on olnud kunagi iidoleid sinu elus? Iidoleid mitte selles mõttes, et otseselt mingid ebajumalaid, kuigi ka neid meil kindlasti on kogu aeg meie südames, nagu kuulus inimesi enda ümber. Mõnikord nende suure tarkuse pärast, mis neil on. Ja mõnikord me imetleme inimesi nende suuruse või väe või sellepärast, kui palju neil võimu on. Ja mõnikord või seda tihti me imetleme inimesi ka sellepärast, kui ilusad nad on. Ja ma arvan, et inimeste imetlemine nende väärtuste tõttu ei ole otseses mõttes halb, see ei pea olema otseses mõttes halb. Sellepärast, et mõnes mõttes need samad väärtused peegeldavad meile midagi sellest, milline Jumal ise on. Sellepärast, et Jumal on tark ja ta on väeline ja Jumalas endas peitub kogu ilu täius. Ja mõnikord me imetleme inimesi ka sellepärast, kui moraalsed nad on, kui head elu või õiglast elu või ennast salgavalt elu nad on elanud, kui häid tegusid nad on teinud. Ja mõnikord me imetleme ka teisi kaaskristlasi enda ümber. Võtame neid oma eeskujudeks. Ka kristlasi, kes on elanud ammustel aegadel, teinud suuri asju, elanud head elu, pühendunud Jumalale, võidelnud seda head usuvõitlust. Ja ma võin öelda, vähemalt minu elus on küll selliseid kaaskristlasi olnud, kas tänapäevast, minu sõprade, vendade hulgast või ka kaugelt ajaloost, keda ma olen väga imetlenud, kes on minu elu ja minu isiklikku usu ja kasvu väga palju mõjutanud. Aga samas nende kõikide inimestega on üks fundamentaalne nii-öelda aga, sellepärast, et kui ma loen neid psalmisti sõnu siin selles 15. psalmis, siis ma näen ja ma pean tunnistama ja ma arvan, me kõik peame tunnistama, et ükski nendest inimestest ei vasta täiuslikult sellele kirjeldusele, mida psalmist siin kirjeldab. Millega Taavet kirjeldab seda meest, kes tohib tulla külaliseks sinu telki ja kes tohib elada sinu pühal mäel. Nad võib-olla jah, mingil määral vastavad sellele kirjeldusele. Aga kui sa mõtled selle peale, et isegi kui nad isegi vähimas, isegi ühes nendest punktidest eksivad, siis nad ei ole elanud laitmatult, nagu siin Taavet ütleb. Ehk siis ma näen seda, et kõik need inimesed, keda vähemalt mina olen imetlenud oma elus, nad lihtsalt kukuvad piltlikult öeldes justkui puruks ennast selle raske kivi peale, mida psalmist siin kirjeldab meile. Sest nad lihtsalt ei ole see mees, kes on elanud laitmatult ja kes tohib tulla külaliseks sinu telki. Ehk siis see küsimus mõnes mõttes jääb päeva lõpuks õhku. Issand, kes võib tulla külaliseks sinu telki ja kes tohib elada sinu pühal mäel? Ja enne kui me läheme edasi, siis me võiksime küsida, mida need küsimused üldse tähendavad. Ja see sõnastus siin on tegelikult nii psalmides kui ka teistes Vana Testamendi raamatutes väga laialt levinud.
Näiteks psalm 24:3, mida me just lugesime. Ta ütleb, kes tohib minna issanda mäele, kes tohib seista tema pühas paigas. Või ka teises psalmis ja salm 6, salm 2 ja 6 ütleb, aga mina olen seadnud oma kuninga Siionile, oma pühale mäele. Või ka psalm 27, salmid 5 ja 6, kus ta ütleb, sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi põlgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule. Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu on mu ümber ja ma tahan oma telgis ohverdada hõiskamisohvreid, ma tahan laulda ja mängida issandale. See sõna telk Vanas Testamendis mõnes mõttes on selline üldine termin, ma arvan, mida me ka teame, mis viitab kellegi elupaigale lihtsalt või kellegi eluasemele. Ja samas, nagu me teame, siis Vana Testamendi aegadel Iisraeli rahvas ka sõna otseses mõttes väga tihti elasidki telkides, näiteks nagu Abraham, kes rändas ühest kohast teise ja ta elas terve oma elu põhimõtteliselt telkides. Ja me teame ka, et sel perioodil, kui Iisraeli rahvas tuli välja Egiptuse maalt, siis ka seaduse laigast hoiti selles koguduse telgis, kus mõnes mõttes Jumala ligiolu oli sellisel erilisel viisil koos juudi rahvaga. Ja samamoodi see termini issanda püha mägi või see Sioni mägi, see viitab sellele samale mäele, kuhu kuningas Saalomon hiljem ehitas Jumalale templi ja sellele samale mäele, kus Abraham oli kord olnud valmis ohverdama oma poega Iisakit ja kus talle oli antud see asendusohver. Ehk jällegi see viitab paigale, kus on Jumala eriline ligiolu, eriline kohalolu, kus mõnes mõttes Jumal elab, me võiksime öelda. Ehk sisuliselt see, mida psalmist siin küsib meile selles esimeses psalmis, on see, kes võib tulla Jumala juurde. Kes tohib elada Jumala juures, kus on täielik pühadus ja täielik eraldatus patust. Kes võib tulla külaliseks sinna, kus elab Jumal ise? See on see küsimus. Ja ma arvan, see on üsnagi tähelepanuväärne, et selle psalmi autoriks on just kuningas Taavet. Ja midagi muidugi 100% kindlalt ei saa kahjuks öelda, aga on vägagi tõenäoline, et Taavet kirjutas selle psalmi sellel samal ajal, kui ta läks seaduse laegast tooma Jeruusalemma. Ja see on see lugu, millest me võime lugeda 2. Saamueli raamatu 6. peatükis. Ja mis seal juhtus, nagu me teame, on see, et Ussa, kes oli üks nendest, kes seda seaduse laegast kandsid, ta pani oma käe sinna seaduse laeka külge, et hoida seda maha kukkumast ja Jumal lõi seal koha peal maha. Sellepärast, et ta oli teinud midagi, mida ta arvas, et ta on väärt tegema. Ja tõenäoliselt talle tundus sellel hetkel iseenesest mõistetavana, et seda teha, et hoida Jumala laegast maha kukkumast. Aga ta ei teadvustanud endale seda väga lihtsat asja, et Jumal on püha ja tema on inimene. Ja selles olukorras Taavet jääb justkui nõutuks ja ta vihastab ja ta jätab selle seaduse laeka sinna samma. Jeruusalemma ta seda ei too, kuigi hiljem me muidugi teame, et ta toob selle sinna. Aga need Taaveti sõnad siin selles 15. psalmis me võiksime mõelda, on mõnes mõttes justkui reaktsioon sellele loole, kus Ussa, keda, nagu me näeme, siis Taavet oli väga austanud, ta oli väga murtud sellest, et Ussa oli maha löödud. Aga selles olukorras, kus Ussa on siis tapetud Jumala enda poolt, ta jääb justkui nõutuks, sellepärast et ta tahaks justkui ühest küljest tuua selle seaduse laeka Jeruusalemma, aga ta nagu ei saa seda teha, sellepärast et isegi tema ei ole piisavalt püha. Ja kes siis üldse võiks tulla Jumala juurde? Kes siis üldse võiks tulla Jumala külaliseks Jumala telki? Kes tohiks elada tema pühal mäel? On see küsimus. Mitte keegi ei tohi panna oma kätt selle seaduse laeka külge, sellepärast et Jumal on püha ja inimene ei ole. Ja nagu me ikka hiljem teame ja näeme Taaveti enda elust, siis Taavetist saab hiljem mõrvar ja abielurikkuja. Ja tema ei ole see mees, kes on elanud laitmatult ega teinud õigust. Tema ei ole see mees, kes ei ole teistele teinud kurja. Ja ma arvan, et see on üsnagi tähelepanuväärne, et need sõnad siin
tulevad kohe pärast 14. psalmi, kus mõnes mõttes Taavet juba justkui vastab sellele küsimusele, et kes siis võib tulla külaliseks Jumala telki, kes tohib elada tema pühal mäel. Ja ta vastab, et Jumal, kui ta vaatab inimlaste peale siin selle maa peal, siis ta ütleb ainult ühte asja. Nad kõik on taganenud. Üheskoos nad on raisku läinud. Ei ole kedagi, kes teeb head. Nad talitavad riivatult ja jõledasti. Ei ole kedagi, kes teeb head. Ehk seda inimest mõnes mõttes ei ole olemas. Taavet ei ole see mees ja mina ei ole see mees, kes tohiks tulla Jumala telki, kes tohiks elada tema pühal mäel. Isegi Kalle ei ole see mees, kes tohiks sinna tulla. Ja sina ja mina ei ole see mees ja naine, kes tohime tulla issanda pühale mäele, kes tohib seista tema pühas paigas. Sellepärast, et nagu psalmist ütleb, see mees on ainult see, kes räägib tõtt, kes räägib õigust ja tõtt oma südames. Ma arvan, et isegi kristlastena me tihti teeme mitte seda, mis on õige, vaid pigemini seda, mis on meile kasulikum, tulutoovam ja mugavam. Ja mõnikord me ei tee isegi õigust ilmtingimata sellepärast, et me ei tahaks õigust teha, vaid sellepärast, et me isegi ei tea, mis asi see õige asi on, mida teha. Aga nagu me teame, siis isegi sekulaarses õiguses kehtib see printsiip, et seaduse mittetundmine ei vabasta rikkumisel selle karistusest. Ja me ei räägi tõtt oma südames, sellepärast, et meie süda on petlikum kui kõik muu ja kes võiks seda mõista, nagu ütleb prohvet Jeremiia. Ja psalmist ütleb, et see, kes peksab keelt ja tõstab oma ligimese peale laimu juttu, teeb kurja oma ligimesele. See on üsnagi huvitav, mida ta siin ütleb, sellepärast, et ma arvan, et ma ei usu, et me mõtleme sellisel viisil, et kui me räägime kellestki taga või me tõstame mingit laimujuttu, siis me ei mõtle, et me teeme kurja selle inimesele vastu, kellest me räägime seda, kelle vastu me tõstame seda laimujuttu. Sellepärast, et mõnikord me paneme isegi oma tagarääkimised sellisesse ilusasse fooni, kus see ei tundu just kui tagarääkimisena, aga see sellegi poolest on seda. Ja minu lihtne üleskutse siit on see, et ole väga ettevaatlik, kas või oma palvesoovide väljendamisel kellegi teise inimese eest, sellepärast, et isegi meie palvesoovid võivad väga lihtsasti muutuda tagarääkimiseks. Ja me ise mõtleme, et me toome üllalt võib-olla palvesoovi Jumala ette ja Jumala hinnang võib selle kõige juures olla, sa oled teinud kurja oma ligimese vastu. Ja psalmist ütleb, et Jumala palge ette tohivad tulla need, kelle silmis on jumalatut põletavad, aga auväärt need, kes issandat kardavad. Nüüd, fakt on see, et me tihti austame inimesi, kes on jumalatuid inimesi. Olgu nendeks poliitikuid, kuulsad sportlased, kes iganes põhimõtteliselt. Ja need, kes issandat kardavad, me tihti paneme mitte millekski. Miks ma saan seda öelda, on selle lihtsal põhjusel, et see on meie üldine lihalik tendents, mis kehtib sama palju sinu kohta kui ka minu kohta. Ja psalmist ütleb, et see on mees, see, kes võiks tulla Jumala palge ette, see on see, kes vannub enesele kahjuks, kui ta ei riku vannet. See mõte siin põhimõtteliselt on see, et see on mees, kes, kui ta annab vande, siis ta ei proovi sellest lahti saada, kui selle vande pidamine muutub talle raskeks või keeruliseks või ebamugavaks. Võib-olla oleme kuulnud, eesti keeles on selline ütlemine, et mees annab sõna ja mees võtab sõna. Aga see ei ole see mees, kes võiks Jumala palge ees seista. Sest Jumalale meelepärane on see, kes ei riku oma vannet, vaid ta isegi vannub iseenesele kahjuks. Ja siit ka minu väike soovitus on see, et ära anna kergekäeliselt vandeid või lubadusi ja ära anna väga palju vandeid. Kui sa annad väga palju vandeid, siis sa lihtsalt ei mäleta enam neid. Ja siis on väga lihtne nendest üle astuda. Ja ma olen andnud oma elus mõningad vanded, me kõik oleme andnud, kes me oleme abielus, me oleme andnud abieluvanded. Aga mina andsin oma elus ka ükskord Jumala ees sellise lubaduse, näiteks, et ma ei vaata mõttetuid filme. Ma andsin sellise lubaduse kunagi Jumala ees. Ja ma ei ole seda ausalt suutnud alati pidada. Aga ma proovin seda siiski täita.
Nüüd, kas see lubaduse andmine oli mõistlik või mitte, ma ei oska seda 100% kindlalt lõpuni öelda. Ja samas ma arvan, et see on ka samas kaitsnud mind väga palju. Ja mõnes mõttes ei ole vahet, sellepärast et vahet ei ole, kas see on alati mugav või see on alati lihtne. Fakt on see, et kui sa oled midagi vandunud, kui sa oled midagi lubanud, siis seda tuleb täita. Kuningas Saalomon ütleb oma koguja raamatus 5. psalmis ja 5. peatükis ja psalmis 3-4. Sellised hirmuäratavad sõnad. Ta ütleb, kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. Täida, mida tõotad. Sest parem on see, kui sa ei tõota, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Nüüd küsimus muidugi tekib, kas me üldse peaksime vandid andma? Jah, iga meie jah olgu jah ja iga meie ei olgu ei, nagu me loeme ka Uuest Testamendist. Ja samas, kui iga meie jah on päriselt jah ja kui iga meie ei on päriselt ei, siis iga meie jah ja ei on sisuliselt ju võrdväärne vande andmisele, kui nii võtta. Ja samas ma arvan, et me ei saa ka keelata vannet andmist, sest me kõik anname abielu tõotusi näiteks. Sellepärast, et psalmist ta mõnes mõttes eeldab siin, et me anname vandeid. Sest ta ütleb, et Jumalale meelepärane on see mees, kes vannub isegi enesele kahjuks, aga ta ei riku oma vannet. See on see kriteerium. Ja ta ütleb, et see, kes ei anna raha laenuks, et kasu saada, kes ei kasuta ära selle vaese viletsust, et selle pealt tulu teenida ja viia see vaene veel suuremasse viletsusse. Nii mitmedki tuntud investorid tänapäeval, ma võin öelda, et kasutavad täpselt seda sama meetodit tegelikult. See on üsnagi populaarne. Aga psalmist ütleb meile, et Jumalale meelepärane on see, kes ei võta altkäemaksu selle vastu, kes on süütu. Sest kes nii teeb, kes selliseid asju teeb, kes elab sellisel viisil, ütleb psalmist, see ei kõigu mitte iialgi. Ja siinkohal me tuleme ka ühe väga olulise punkti juurde, mida ma tahan rõhutada. Ja see on see, et psalmisti eesmärk siin selles psalmis ei ole ainult meile näidata seda, et me ei suuda sellisel viisil elada ja näidata meile selle läbi justkui meie nõtturust, meie patusust, kuigi see on ka seda. Aga ma arvan, et psalmisti eesmärk on meile päriselt näidata ka seda, et me päriselt peaksime elama nende printsiipide järgi. Sest mida ta teeb psalmis 14, ta kirjeldab meile seda õelat inimest, seda jumalatut inimest, seda inimest, kes ei lähe ükskord igavesel päeval taevasse. Seda meest, kes ütleb oma südames, et Jumalat ei ole ja ta talitab riivatult ja jõledasti. Ja psalmis 15 ta kirjeldab seda õiget meest, seda meest, kes seisab Jumala palge ees ühel päeval, seda meest, kes läheb Jumala kohtujärje ees ühel päeval, kui ta seisab, siis Jumal ütleb talle, jah, sa tubli ja ustav sulane, mine mu isa sinna puhkusesse või hingamisse. Ja ta ütleb meile, et just kirjeldab meile tegelikult seda elu, mis peaks iseloomustama meid kõiki kristlastena. Ja samas ta ütleb meile, et me peaksime ka sellistel viisidel nende põhimõtete, nende printsiipide järgi elama, sest kes nii elab, ta ütleb, see ei kõigu mitte iialgi. Sest nende printsiipide järgi elades on reaalsed praktilised tulemid ja tagajärjed inimesele siin selles samas elus. Sest kes nii elab, kes sellisel viisil elab, see ei kõigu iialgi. Tal ei ole põhjust karta inimeste kättemaksu, tal ei ole põhjust karta valitseja pahameelt või kohtumõistmist. Ja psalmisti eesmärk on mõnes mõttes meile ka näidata seda, et see sama tarkus, mis siin on kirja pandud, see sama tarkus, mis on pandud kirja 10 käsku, see hüüab meile tänaval peal, nagu ütleb õpetussõnade raamatus. Tarkus hüüab tänavail, mis ütleb meile, et ela sellisel viisil, ära ela sellisel viisil, tee neid asju, ära tee neid asju. Sellepärast, et kui sa elad sellisel viisil, siis sa elad kokkuvõttes viisil, mis tuleb sulle endale kasuks. Ja psalmisti eesmärk siin on mõnes mõttes ka näidata,
et see tark eluviis on loomulik ja see on ilmselgete tagajärgedega, see on ootuspäraste tulemitega. See ei ole see, et ela sellisel viisil ja teeni ära Jumala heakskiit või teeni ära endale pääste või et kes sellisel viisil elab, see läheb taevasse, see ei ole see eesmärk. Psalmisti mõte on pigem just see, ela sellisel viisil, sest see tuleb sulle endale kasuks siin selles samas elus. Ja need Taaveti sõnad sarnanevad mõnes mõttes vägagi sellele, mida me loeme Saalomoni õpetussõnade raamatust, kus ta ütleb, mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu käsud, sest need lisavad sulle pikka iga ja eluaastaid ja rahu. Looda issanda peale kõigest südamest ja ära toetu iseenese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teeradadel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole iseenese silmis tark. Karda issandat ja tagane kurjast, sest see on su ihule terviseks ja su luudele liikmetele kosutuseks. Või nagu ta ütleb koguja raamatus, see, kes augu kaevab, see langeb ise sinna sisse, kes müüri maha kisub, seda salvab madu. See, kes kive kangutab ja kes puid lõhub, ohustab iseennast. Kui madu salvab enne, kui on lausutud, siis pole lausujast mingit tolku. Ja kui pilved on täis vihma, siis nad kallavad seda maa peale. Ja langegu puu põhja poole või lõuna poole, aga puu jääb oma langemise paika. Ja kes elab laitmatult, teeb õigust ja räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja ega tõsta laimu juttu oma ligimese peale. See, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt näed, kes issandat kardavad, kes vannub iseenesele kahjuks, kuid ei riku vannet, kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu, kes nii teeb, see ei kõigu iialgi. Ja samas meie tragöödia inimestena on see, et seesama tarkus hüüab tänava peal, aga meie ei kuula teda sellegi poolest. Me teame, mis on mõistlik, aga me teeme ikkagi seda, mis meile toob häda. Ja kes meist päästaks sellest surmaihust, nagu Paulus küsib? Halba, mida me ei taha teha, me leiame endid tegevat ja head, mida me tahaksime teha, me tihti ei tee. Seega see psalmisti küsimus siin päeva lõpuks jääb õhku. Issand, kes võib tulla külaseks sinu telki? Kes tohib elada sinu pühal mäel? Ja mõnes mõttes seda meest ega naist ei ole olemas siin maamuna peal. Aga meie õnn inimestena on see, et me võime lugeda Uuest Testamendist, näiteks Johannese evangeeliumi esimestest salmidest selliseid sõnu, nagu ta ütleb. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõtt. Ühed kõige imelisemad ja tähelepanuväärsemad sõnad terves Uues Testamendis. Sellepärast, et Jumal andis meie keskele elama selle, kes tohib tulla külaliseks tema telki ja kes tohib elada tema pühal mäel, kes on nii püha, et ta tohiks panna oma käe isegi sinna seaduse laeka külge ja Jumal ei lööks maha teda selle pärast. Kes sündis selles samas Natsareti linnas keiser Augustuse valitsemise ajal ja kellele Maarja ja Joosep panid nimeks Jeesus, keda kutsutakse Kristuseks, mis tähendab Jumala võitut. Tema on see, kes siin maa peal elas laitmatult. Ta tegi alati tõtt ja ta tegi alati õigust ja rääkis tõtt oma südames. Ta ei peksnud keelt, ei rääkinud teisi taga, nagu meile meeldib tihti teha või me kipume nii tegema. Ta ei tõstnud laimujuttu oma ligimese peale. Ta kutsus isegi maksukoguja omale jüngriks ja ta sõi ja istus koos patuste ja paganatega. Ja tema on see, kelle silmis jumalatud olid põlatavad, nagu kuningas Herodes, kellele ta ei vastunud sõnagi. Aga auväärt need, kes issandat kardavad, nagu Risti ja Johannes näiteks, kelle kohta ta ütles, et ei ole suurimat naisest sündinud kui Risti ja Johannes, kes ei rikkunud oma vannet, ei andnud oma raha laenuks, et kasu saada, ega võtnud altkäemaksu süütu vastu. Tema on see, kes tegi nii ja kes elas täiuslikku elu.
Ja tema on see, kes ei kõigu iialgi, kes ei kõikunud iialgi siin elus. Isegi mitte selle kuningas Herodese ees või maavalitseja Pontus Pilatuse ees. Tema on see õde ja vend, kes ei kõigu iialgi. Ja sa võib-olla ütled mulle, et aga kuningas Taavet ei räägi siin Messiast või Jeesusest. Ja ma olen sinuga nõus põhimõtteliselt. Psalm 15 ei räägi meile otseselt Jeesusest. See ei ole otseselt messajaanlik psalm. Aga samas see kirjeldab seda ikkagi, milline Jeesus päriselt oli ja millist elu ta päriselt elas siin elus. Ja milline ta jätkuvalt tänasel päeval on. Sest tema oli see, kes elas täiuslikku elu ja kes võib minna külaliseks Jumala telki ja elada tema pühal mäel. Sellepärast, et tema oli Heebrea kirja autori sõnade kohaselt isa kirkuse kiitus, tema olemuse kuju ning ta kandis kõiksust oma väesõnaga ja pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, ta istus ausuuruse paremale käele kõrgeimais taevas. Tema on see, kes võib tulla Jumala palge ette, sest tema troon ei kõigu mitte iialgi. Tema valitsemisele ei ole lõppu ja tema troon kestab põlvest põlve. Ja ometi ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, nagu me loeme prohvet Jesaja raamatust. Ta oli valude mees ja ta oli haigustega tuttav ja niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud, me ei hoolinud temast, ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Teda löödi meie süütegude tõttu ja tema kandis paljude pattu. Ja ta seisis üleastujate eest. Mis sa arvad, miks ta saab üleastujate eest seista? Miks ta saab kanda paljude pattu? Sellepärast, et tema elas siin maamuna peal. Tavalist elu koos kõikide meie inimlike nõtruste ja hädadega. Ta oli kiusatud täpselt samamoodi nagu meiegi. Ja ometi ta ei kõigu mitte iialgi. Seega minu üleskutse sulle täna on väga lihtne. Kõikide inimeste kõrval, keda sa väga austad, tõenäoliselt mõned ei ole neist isegi väga palju austamist väärt. Aga isegi kui nad on austamist väärt, siis vaatamata sellele vaata üksnes ja ainiti Jeesuse peale, kes on sinu lunastaja ja sinu päästja. Ja see, kelle troon ei kõigu mitte iialgi. Seega, nagu psalmist ütleb, psalm 24. psalmis, teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, Issand Sebaot. See on aukuningas. Seega võta vastu see aukuningas, ka sellel tänasel hommikul, õde ja vend, ja tõsta oma pea kogudus ja teie igavesed uksed saagu kõrgeks, et see aukuningas saaks sisse tulla. See on minu üleskutse täna. Amen.